tere teisipäeva hommikut. Mina väljas. Ja arvake ära, mida me teeme. Viskame lund. Ma ootasin mitu päeva sellega, et äkki keegi teine viskab. Aga mitte keegi ei viska. Nii et tundub, et mina pean seda tegema. Terrassi pealt tuleks ära visata ja siis teekäigud ja ega muud vist ei olegi. Teeb need kiirelt ära, ma ei tea. Ma praegu ei taha absoluutselt väljas olla. Nii hästi külm on, tahaks mingi teki all olla kogu aeg. Aga peab ära tegema. Vaatame, kas ma suren ära või mitte. Neljapäeva hommikust. Mina hakkan vaikselt sättima ennast Tartu poole. Me lähme õega teatrisse. Seda Hans Zimmeri mingi orkestrivärk. Ja siis hakkan kodu juurest minema. Tunnike on minna siit. Siis peaks vaatama, võib-olla käin lõunakas. Vaja paari asja ja siis lähen õe juurde ära ja kell 4 siis hakkab see kontsert. Et vaatame siis, kuidas me valmis sätime ja ma siin kiiruga vaatasin mingid riided, aga ma ei tea, kas nad on mulle suured, väiksed, vahet pole, kui ei sobi, ma ei tea, mis ma siis teen. Aga noh, vast saab ilusti hakkama, ma loodan. Kontsertsid ma ei hakka kaasa võtma, sest ma ei tea, ma olen see, kellele meeldib mugavus enne kõike. Aga noh, eks vaatame, kuhu me välja jõuame.
vaiksemaks. Vaiksemaks. Nii, kuidas Brendale meeldis? Väga vales keeles oli. Vales keeles? Jah. See vist oli jah mingi Ukraina mingi värk, siis oli Ukraina keeles, ma arvan. Äkki või? Mis keel neil on? Võib-olla. Aga see natukene tõmbas seda emotsiooni ära. Sest oligi minu arust see Lõvikuninga see oma oligi, et ma ei kuulnud seda tagumist seda, lõpuks ma alles sain aru, et nagu see on see, mis pidi mul olema, see on nii pisarakiskuja vaata. Ja siis vaatan, et okei. Ja siis, milline sinu lemmik oli? Ma olen ka see piraadi oma. Ja Kariibi mere piraadi oma, ta oli ja. See oli kõige ära tuntavam. Ja. Teisi ma nagu ei teadnud, Batmani ma ei ole kunagi vaadanud. Ma ei tea, mingi Pearl Harbor, mis see on? Mis film see on? Ma ei tea. Aga ega nad halvad ei olnud, vaata. Selles mõttes, aga lihtsalt ma ei tundnud neid ära. Siis see Inceptioni oma oli hea, aga oleks võinud pikem olla. Siis kui see kõige parem osa hakkas tulema, siis ta läks mingi muu asja peale. Nii et aga muidu aeg läks kiiresti. Ma mõtlesin, et pausi ikkagi ei olnud. Pausi ei olnud, jah. Palju meil kokku oli 4-10 hakkas, mingi 6 me olime juba väljas. No, 2, natuke alla 2 tunni. Ja muidu, jah. Mis veel? Homme hakkame Brendaga tegema kokteile. Ja siis me ostsime endale ägedad need, mis need oled, põdrasarved. Ja siis need, mis need candy cane, ma ei tea, kuidas neid eesti keeles nimetatakse. Pole ennanud. Jõulupulgakomm. No jõulupulgakomm. Ja nüüd me lähme siit jalgos. See on jõulukepike. Jõulukepike. Ja nüüd me lähme vaatama, kas me leiame neid joogiasju, mis vaja on. Ja siis üks tähelepanek, mida me Brendaga märkasime, et tänapäeva inimesed enam nagu ei pane ennast ilusalt riidesse, kui nad lähevad kuskile kontserdile või teatrisse. Paljud olid seal teksapükstega naised. Noh, mul on ka muidugi püksid, aga need nagu ei ole teksapüksid, need on ikkagi pidulikud püksid. Ja meestel, seal oli isegi inimesi, kellel oli nagu kampsun seljas, selline nagu pusa. Et nagu... Tänapäeval on kord käest ära. Korrad on käest ära. Minu arust ongi ema isasugused, need on, et kui nad lähevad alati kuskile, siis nad ka mingi hullud panevad. Ma ei tea, kas meie omad nii hullud panevad, aga vanemad inimesed rohkem. Kuna teine kord sa saad panna ilusat su pikka maksikleiti või mingit tuhkemat kleiti, kas või mingit lõpukleiti asju kanda. Minu arust ongi kontsertteater selline koht, kus saad selle ära kasutada ja nautida seda, mitte nii, et sa ostad üheks ürituseks ja see jääb kappi seisma.